me hakkame kolima. Me kolime oma esimesse ühisesse koju, mis ei ole küll meie ostetud, aga see on üürikorter. See on meie esimene ühine ja minu üldse esimene väljakolimine pere juurest. Ma olen väga excited, aga ma olen väga närvis. Me saame kohe võtmed kätte. Kui Levi, sa oled 1-10? 10. Okei. Õnneks me ei koli väga kaugele minu kodust. Et see on nice. Võtame võtmed ja siis saame ametlikult kolima hakata. Ma olen nüüd enamus asjad kõik juba oma kodust ära viinud. Ma olen praegu siin eelmises kodus ja pakin veel viimased asju. Mingid asjad, mis veel siia jäid. Õnneks Elisa, Hanna, mu sõbrannad aitasid mul juba lahti pakkida asju ja oma kohtade veel asju panna. See on nii nagu pingeline see kolimine, sest ma ei oska mitte kuhugi mitte midagi panna, sest ma olen stressis kogu aeg selle pärast. Mental breakdowni pole veel olnud. Kell on praegu 18:39, ma olen kell 12 alates 6 tundi. Praegu pakkinud ja viinud ja pakkinud ja viinud ja blablabla. Üritame kappe liigutada praegult. Tänase päeva parim uudis on see, et see kapp mahtus sinna. Me vahetame kapid asukohad ära. Ma olen nii õnnelik. Kuna meil ei meeldinud, et meil on peegel seina peal magamistos, see pole väga hea õnn ka, siis me kunagi maalisime ise pildid. Nüüd me paneme hoopis need siia kruvi tasemele. Nii et see on nii nunnu. Täitsa norm. Pole otsa. Võib-olla veits veider on, aga... Need sobiks sinna paremini. Aga võib-olla vahetame ära, vaata, proovime. Ma just avastasin, et meie diivan on nii pikk, et siin saab ka tududa. Tulime Rimisse. Siin on Rimi enda kohvikapslid. Vaadake hinda versus nagu tavalised. Et soovitan Rimi omast võtta. Tulime ostma lihtsalt teits asju. Koju kulki, tomatit, igast hääd ja paremat. Ja nüüd võtame mingit võileivamääret. Vorsti. Ikka head. Poes on käidud. Ksandril on moon kaasas. Mul on Coca-Cola. Ja nüüd me kõnnime koju. Kodu paistab juba. Kuna me tõesti oleme väga tublid olnud, siis me tellisime Mäkki ja sööme siin oma diivanikese peale oma esimese Mäkki siin kodus. Asjad on nii kaugel arenenud, et mitte kuhugi. Ksander paneb seal minu meigilauda kokku praegult. Siis mina panin vaikselt juba riidekappi. Nii palju riideid, et ma ei tea reaalselt, kuhu ma kõik riided panen. Teeme unboxingu siis hoopis. Tuluken siin. Ja siis ma ostsin Ikeast sellise komplekti. Ydin on nüüd siuksed roosakas, beesikad, kauss, väike taldrik ja suur taldrik. Siit lõikelaud. Siuke. Ja siia paneme kruusikesed, klaasikesed. Nii et me lähme nüüd sööme Mäkki. Naudime seda õhtut. Kas sa tuled sööma nüüd? Jaa. Panin magamistoas meie voodi ja siis aknalaua peale siuksed nunnud tulekesed ja see taha panin teibiga kinni, et siin hoiavad hästi kinni ka. Ja selle kinnitusega peab veel meits mõtlema, kuidas seda normaalsemaks teha. Täna me paneme sellise voodipesu peale. Muidu maksis see H&M-is 44,99, aga meie saime selle 13,99-ga, nagu mida diili. Tere hommikust kolimise teine päev. Me just tulime Ksandri juurde, et viime siit viimased asjad ära, mis tal siin veel on. Kõige hullem on muidugi telekas, mille peame ära viima. Uni uues kohas oli täitsa okei. Ja siis lähme toome veel riiuli.
kogunenud selline, et asju on nii palju ebareaalne. Me peame 2 korda veel käima. 1 korra seal ta praeguses kodus, 1 korra ta eelmises kodus, siis sealt me toome nagu mööbli. Olen nii väsinud lihtsalt. Terve eilne päev 12 tundi me kolisime ja pakkisime asju lahti. Teine kord on käidud. 1 veel minna. Jee. Kuna kõhud läksid nii tühjaks, siis me võtame 1 hot dogi. Sandar on nii tubli, hakkas lauda lahti kruviima. Siis tuleb see sahtliboks ka, kus ma saan oma meigi asjad panna. Kõige suurem challenge oli laud saada, mis on 1,90 m pikk. Aga see on nüüd ilusti autos. 3 korda käimist on. Me teeme selle pika laua ja siis selle kummuti ja siis selle laua jalad. Ja praegu Xander unboxib telekat. Saab telekat juba vaikselt ka oodata. Nii nunnu. Juhu!